Kas teadsid, et juba 80% meestest võib juuste hõrenemine tekkida teismeeas ja keskeaks on juba juustega päris kehvad lood? Millised oleks siis lahendused? Ženja, sina oled väga austatud just oma moeteadmiste ja ütleme stiili, iluteadmiste poolest, aga kuidas sinu enda suhe on just välimuse ja näiteks ka juustega? Otse loomulikult tegelikult ma enda vastu olen väga kriitiline ja kogu selle juukse temaatikaga tekkis kuidagi selline abitu tunne. Aga õnneks tänases maailmas ja kogu iluarsenalis on tegelikult lahendused olemas ja eriti äge, kui sellel on olemas selline Šveitsi kvaliteet juures. No niiviisi sind jälgides pole kunagi olnud tunne, et sul oleks mure juuste pärast, aga millal sa siis ise hakkasid tundma seda ja mis sul täpselt muret tegi? Ehk siis tegelikult, kui ma oma juukse murega võib-olla ka avalikkuses rääkisin, siis väga paljud ka kirjutasid, et Ženja, sul ei ole vaja. Aga ütleme, ega kuplil mul üleliia palju siin keharaid ei ole. 3 karva, 3 reas. Ütleme, see Türgi reis aitas väga palju enesekindlusele kõigele juurde, aga kindlasti selle teekonnal on väga suureks abiks olnud Krishina ja just sellepärast, et kui ma trihholoogi juures käisin, kui ma ennist nägin, et sellest ühest juuksesibulast sul tõesti tuli üks äbarik näeks välja, siis peale juba tegelikult paarikuist kasutuskorda ma juba nägin, ütleme, see juuksetsükli kasvu iga on selline, sul on vaja varuda aega, kannatust. Trihholoogi juurde külastust tehes jälle peale Krishina kasutust ma juba nägin, et nagu näete, mul on võimalus visata tukka. No sina oled selle teekonna läbi teinud ja oma nüüd välimusega väga rahul. Ütle, millised oleks sinu nõuanded siis teistele, just need ilunõuanded, et mida teha, et ka samamoodi siis taastada see juuksekasv ja selline normaalne juuksepiir? Esimene asi on tegelikult asjaga hakata tegelema, et ütleme, kogu see M-tähe piir siit mul oli ikkagi täiesti lageraie ja teine asi on see, et kui sa oled täiskasvanud inimene, et võib-olla see abitus ja kolmas võib-olla kogu see ilumaailma see laialdane valik, et kõik see omakorda tegelikult tekitab segadust. Krishina puhul on siin, ei ole mõeldud ainult meestele, vaid ka tegelikult spetsiaalsed tooted naistele, et tegelikult nad äratavad üles ka sellised pooluinunud või täiesti uinunud folikulid ja siin ei ole ka seda ohtu, et kui sa lõpetad selle kasutamise, et siis nad kuidagi ütlevad sulle tšau paka, vaid tegelikult ikkagi väga hästi turgutab kogu seda kasvutsüklit ja ülevaatliku Krishina toodete valiku ja sooduspakkumised leiate siis labo.ee leheküljel.